aga võidab, siis võib tekkida 3 meeskonna surnud ring ja seal enam omavahelised mängud ei loe, vaid loevad 3 meeskonna omavahelised mängud. Aga mäng on alanud ja Eesti koondis traditsioonilises algkoosseisus. Valmo Kriisa, Martin Müürsepp, Kristjan Kangur, Gregor Arbet ning Tanel Tein. Rootslaste esimene rünnak ja mängitakse siis läbi tsentri, kelleks on number 12 Fredrik Jönsen, kes muuseas aastal 2002 oli üles antud ka NBA draftis, aga valituks ei osutunud ja on üks viimaste aastate suurimaid lootusi olnud Rootsi korvpallis, aga esimene rünnak ebaõnnestus vastastel, Meelse vastu, rünnak sujub ja Valmo Kriisa avab punktjärve. Praegu rootsed jälle liiga selline mängu alguse kramp ja hasart, et kõik on oma meestes väga kinni ja nüüd lasti väga kergelt läbi Martin ja otsajoon jäeti küll vabaks, aga Martin oleks pidanud astuma parema jalaga sammu otsajoone sulgema selle tee kindlasti, kui ta niikuinii juba appi läks. Kenny Grant avab vastaste punktjärve ja minut mängitud, tabloo liiginumbrid 2-2. Aga ma nagu selles mõttes Jaanusega ka nõustun, et kindlasti on raske mäng tulemas, sest Rootsi, just vestlesin Rootsi meeskonna esindajatega enne mängu ja nad ütlesid, et nii kehva mängu, kui nad mängisid Rootsis, Eesti vastu pole nad tükk aega mänginud ja ei olnud üldse rahul sellega, et 3 aastat tsükli võib-olla kõige kehvem mäng neil, aga iga mäng on erinev ja nüüd väga tähtis on selles mängus see, et kumb oma mängukindluse kiiremini kätte saab. Ja meil siis 4 punkti kirjas, kui Kristjan Kangurilt ka korvi alt pisut õnnega pooleks korv tuli, sest Gregor Arbeti viisa jäi selgelt lühikeseks, vastased eksivad ning võimalus punktiarvet ja vahet kasvatada. Nad lahendasid olukorra valesti praegu, number 13, kes neil viskema läks, siis teine pikk oli korvi all täitsa vaba ja mängulises olukorras pidanud selle palli kindlalt sinna söötma. Et praegu on näha, et selgelt teatakse, et Müürsepp füüsiliselt kõige paremas vormis ei ole, üritatakse läbi pikkade alla mängida ja sealt vigu kätte saada või siis neid korve, et väsitada, sundida Martin rohkem kaitses tööd tegema. Martin Ringström peab tõstma käe, samas kui sa ütlesid, et teavad, et võib-olla ei ole kõige paremas vormis, siis tegelikult Müürsepp on seda valiktsüklit või seda lisavalikturniiri hästi mänginud ja tegi palju pahandust rootslastele ka võõrsil mängus ja eks nad teavad, et kindlasti Müürsepp on võtmemängija vaata, et tänases kohtuses. Kindlasti ja Martin on kogemustega, eks ta oskab seda jõudusid hästi ära jagada, kogemust on kahjuks jah, Martin Müürsepa jalast. Liiga madalale tuli ja Martin jalgades sirge jala peal katsus ta palli kätte saada. 2,5 minutit peaaegu mängitud, 4-2 mänguseis Eesti kasuks. Ütleme, et Makedooniaga näiteks Makedoonia lasi Martin väga kergelt, et kaitses ei sunnit üldse tööd tegemast, pikkadele alla ei söödetud ja Makedoonia natuke tuli meid mütsiga lööma, nii et selles suhtes ta jäi rohkem mängu lõpuks jõudu järgi ja ka rünnakul sai seda rohkem kasutada. Kriisa pikalt nüüd põrgatab palliga ja kui kohtumises Rootsiga võõrsil esimene mäng lisavalikturniiril kasutati teadlikult Martin Müürsepalt esimesed punktid tänases kohtumises, teadlikult sellist aeglast rünnakut, et võimalikult palju jooksutada, rahulikult mitte tempoga kaasa minna, et rootslastele ehk meeldib rohkem selline kiire mäng, siis usun, et üldjoontes võiks täna sama taktik olla. Nojah, esimeses mängus oli see kindlasti absoluutselt õige, sellest võõral väljakul esimene mäng, rootslased, kes kindlasti kodus peavad ära võtma, et selline pinge oli nendel kindlasti suurem kui meil, et meil oli veel võimalus parandada vigu ja selles suhtes kasutati see variant või võimalus ära, aga eks sellest õiged järeldused on tehtud ja eks mõlemad meeskonnad teevad neid ja mängu käigus tuleb osata ka oma nii-öelda taktikat muuta. Ja absoluutselt, et ka kombinatsioonid, mis on õpitud, et selgeks, et need ei lähe kindlalt sellisena läbi lõpuni, nii kui nad on mõeldud, vaid seal peab olema 2-3 erinevat optsiooni, et kuidas vastane mängib, siis muuta seda lõppu, seda peavad kõik teadma. Martin Müürsepale läks esimene viga kirja, kordusest oli hästi näha, et Müürsepp eksis ja tõstis kiirelt ka käe ja täiesti vabalt positsioonilt vastaste number 13 Martin Ringström. Nüüd on see just see, seda trappi mindi kahekesi tegema, selle saadakse pall kätte, see on risk. Teiselt poolt seda esimest söötu vahele lõikama ei tuldud ja tekkis täiesti vaba viskepositsioon ja rootslaste pikad viskavad hästi, kui nad vabalt saavad visata. Ja praegu üritas Eesti koondis, mulle tundub seda vana head ühte teha, aga rootslased olid valmis. No Rootsi teab seda ja siin on jälle selle põhjal on hea võib-olla seda rääkida, et kui me teame, et siis Müürsepp seisab seljaga korvi poole ja kui nad teavad, et seda tehakse üldiselt paremalt poolt, siis
Nüüd Müürsepa kattev pikk üldiselt läheb sinna nii-öelda paremale poole juba ette seisma, et ta ei saaks lõigata palli peale. Nüüd sellisel hetkel, kui tagamängija selle ära näeb, tuleks sööt minna kohe vasakule äärele, ta lõikab puhtalt korvi alla, sest tee on vaba. Ja nii mitu korda sai eelmises tsüklis seda kasutatud. Et see, kes ära tabas, et siin on see optsioon, et kuidas siis karistada vastas etteaimamist. Ja päris huvitav vahetus oli Eesti koondisel. Kristjan Kangur lõikab palli vahelt, aga tema kätest läheb pall outi. Ja rootslased jätkavad rünnakut, rünnaku aega 10 sekundit, juba 4. minutil vahetus Gregor Arbet, Gert Kullamäe, et kas ei olnud Tiit Sokk Arbeti tegevusega rahul väljakul? Võib-olla oli siin mingi milleski asjast, Gregor oli üks nendest, kes läks seda trappi siia tegema, võib-olla ei läinud läks liiga pehmelt ja mitte otsustavalt, sinna tuleb tõesti minna, et see vastane, seal ei tohi kahelda enam, kui otsus on vastu võetud, siis mängus tuleb kõiki asju teha täie tõsiduse, täie teravusega. Ja teine vahetus kohe otsa, Tanel Sokk mängu Valmo Kriisa puhkama, nii et tagumiste meestega on praegu tundub Tiit Sokk pisut rahulolematu. Ilmselt jah, siis Valmo puhul see mängu juhtimine kindlasti, millega ta rahul ei olnud. Ja väga osavalt keerutas ennast korvi alla vastaste kapten Mats Levin, kes muuseas on aastaid mitu hooaega mänginud Saksamaa Bundesliigas ja ka Itaalia Serie A-s, nii et mehel on päris head kogemused. Ja väga kasutas ära oma kogemust, läks mööda, sai Martinile külje peale, tegi pausi ja Martin arvas, et see pausiga pettis ära, et ta lõpetas oma rünnakuni aktiivse tegevuse ära. Aga tegelikult just ootas ära, nägi, et Martin enam midagi teha ei saa ja kasutas väga hästi ära selle olukorra. Palli kaotus tuli Eesti koondisel. Jälle kahekesi olime ühe peal ja nüüd on segadus kaitses täielikult. Oluma Namaka keerutab palliga, ei saa ise viskele, söödab välja ja rootslastel teine tabav kaugvise tänases kohtumises Kenny Grant ning vastased juhivad 10-6. Niimoodi esmapilgul jääb mulje, loomulikult mehed on valmis, mehed teavad tänase mängu tähtsust, aga ei ole sellist sädet, mis oli kohtumises Makedooniaga. Jah, võib-olla on mingi selline mängu tähtsus ikka kindlasti natuke kammitseb ja ilmselt Tiidu vahetused olid ka, kuna mäng ei läinud nii käima ja just seda mängu juhtimine, tagumised ei suutnud seda mängu nii käima panna, kuidas nagu treener oleks oodanud. Tanel Teini vastu fikseeritakse viga ning oleme võlgu teile ka tänase mängu kohtunikud, vanem kohtunik Vladimir Drabikovski Ukraina ja 2 ülejäänud vilemeest väljakul Petri Mändule Soome ning Gennadi Ponomarjov Venemaa ja komissarina lauas Ainars Poga Läti. Ja palli kaotus jällegi. Ja jäi hiljaks rootslastel mees söötu lõikama, aga ikka nii teravalt läks, et see on just see, et kui selline trap tehti, 2 meest läksid väga aktiivselt peale ja kolmas läks sekund jäi hiljaks, aga ikkagi sööt oli niivõrd pehme sealt agressiivse kaitse pealt. Ja praegu on Rootsi valitsemas sündmusi väljakul ning juhib kohtumist 12-6, 5,5 minutit esimesest veerandajast mängitud ning mängujuhi rollis hetkel siis Tanel Tein. Ja Tanel saab selle väga hästi hakkama, et loeb hästi mängu ja kõik, aga tegelikult on see, et me teeme neid, me ei loe praegu kaitsetegevust, me mängime oma selgeid rünnakujooniseid, mida on õpetatud või mida me oleme õppinud, ei loe seda, kus kaitse eksib ja rootslaste kaitse on palju liikuvam ja agressiivsem ja abistavam, kui on meie kaitse esimesed 6 minutit olnud. Kas siin võib olla, kui näeme praegu ekraanil vastaste peatreenerit kõigest 38 aastast Kostas Flevarakist, kreeklast, kes sarnaselt Tiit Sokule 3. aastat töötab koondise peatreenerina. Tiit Sokk Eesti koondise peatreenerina siis aastast 2005 ja sama kaua on Rootsi koondisega töötanud Flevarakis ja oli tõesti väga pettunud pärast esimest kaotust kodus Stockholmis 11 päeva tagasi. Ja pärast seda siis kaotati nüüd ka Makedoonias mõne päeva eest. Tahtsin küsida, Heino, sinu käest, kui rootslased ründavad ja õnneks läheb küll vise mööda, aga viga Gert Kullamäele, et kas võib siin olla mingi negatiivne efekt ka sellele, et Eesti pidas nädal aega tagasi oma mängu, samas rootslased alles mängisid ja rütm võib olla käes? See on sellised asjad, millest ei ole mõtet mõelda, selline on graafik ja seda on ette teada ja vastavalt sellele tuleb ka treeningud üles ehitada ja luua siin, oleks võinud mängida ka kontrollmängu siin ükskõik kellega vahepeal, kui vaja oleks. Loomulikult oleks, keegi ei keela neid mängimast. Aga ma ei usu, et selles nagu asi on, et tegelikult on aega just nagu rahulikult hinge tõmmata ja sättida neid mänguasju ja ega Rootsi ei ole nõrk meeskond ja ega meil ei ole mõtet ka eufooriasse sattuda 2 esimesest võidust, sellepärast et me ühte mängu siin nägime, teist Rootsi ei näinud, aga ega nüüd Makedoonia ja Rootsi kumbki Makedoonis mõned aastad tagasi alles mängis B-divisionis, nii et ei ole nad nii Euroopa tipptasemel meeskonnad.
et selles suhtes, aga võidud on meile praegu väga tähtsad ja eriti tähtis oleks see tänases mängus see võit saada. Gert Kullamäe proovib kaugelt ja tabab. Eesti koondise kapten näitab veel kohtunikele, et löök vastu käsi oli ka, kuid kui oli, siis jumala eest, et oli, sest